Vastavalt Tallinna linnavolikogu 16. juuni otsusele pani linn müüki Pärnu maantee 45 kinnistu, kus asub Kosmosekino. Ligi 6000 ruutmeetri suuruse kinnistu alghind avalikul kirjalikul enampakkumisel on 767 000 eurot ehk ligi 12 miljonit Eesti krooni. Just täna rääkisime hea kolleegiga sellest, et türklane ehitab ka 1 ruutmeetrile restorani. Kui nüüd just tõepoolest mõni Türgi ärimees siia Nõlvadele restorani ehitamiseks luba ei saa, on raske ette kujutada, kes Kino Kosmosega kaasneva kinnistu ära ostab. Tegemist on 100% ärimaaga. Muinsuskaitse all olev Kino Kosmos peab ka edaspidi kinona säilima ja kõigile lisaks on viimane koormatud ka tähtajatu üürilepinguga. Ja aastas laekub üüri circa 24 000 eurot. 2000 eurot kuus. Ja mis see etteteatamistähtaeg siis on? Vastavalt võlaõigusseadusele tähtajatu üürilepingu ülesütlemisel tuleb siis 3 kuud ette teatada. Alla ja juurde ja peale ehitisi ei ole sinna võimalik teha ja saal tuleb säilitada saalina, et ehk saalile ka vaheseinasid ei tohi teha. Soovijatel tuleb pakkumised esitada hiljemalt 3. augusti keskpäevaks. Ümbrikud avatakse 5 minutit peale seda. Eesti pisikese kinoturu 1-2 suurest tegijast Solaris kino asutaja Peeter Rebane Kosmose vastu huvi ei tunne. Jah, me tegeleme rohkem kaasaegse modernse kinoga ja tahaks nagu olla ajast üks samm ees siin Solarises, et Kosmos ikkagi disainiti nõukogude ajal ja ütleme, kinona on ajale jalgu jäänud. Peamine põhjus on selles, et saal ise on liiga suur ja natuke valede mõõtmetega, et reavahed on väga kitsad, akustika ei vasta tänapäevase digikino nõuetele ja kui nüüd Tallinna suurim modernne kinosaal siin Solarises on 530 kohta, siis 900 saaliga pole tõesti nagu midagi peale hakata. Et lihtsalt inimesi ei jätku nii palju selle seansi jaoks? Jah, et selliseid seansse, kus oleks 900 inimest, on võib-olla, ma ei tea, 2 tükki aastas, et inimesele ei meeldi, ma olen 100 tühjas saalis kino vaadata.